Viimased Eesti e-kaubanduse liidu tellitud uuringud näitavad, et juba 85% eestlastest on aeg-ajalt e-ostlejad. E-kaubandus kasvas 2017. aastal 37% ning kasvab edasi samas tempos. Eestis on väidetavad päris täpselt numbrid keegi ei tea, üle 5000 e-poe kindlasti. Sortiment on seinast seina viimasel ajal väga hästi ja tublisti arendatakse nii-öelda toidukaubanduse poolt. Võid tellida banaane ja autole viled ja kellad. Absoluutselt kõike müüakse internetis tänasel päeval. Internetis ostlemisega on kasvanud ka hulk teenusepakkujaid ja paraku kuuleme üsna sagedasti ka seda, et osad kaupmehed ei ole kõige usaldusväärsemad ja nende teenuste kasutamisel on ilmnenud mitmeid probleeme. Ma arvan, et ja ma olen täitsa kindel, olles ise ka suur e-ostleja, mul pole kunagi probleeme juhtunud, kui sa vaatad seda e-poodi, kui seal on olemas e-poe kontaktid, füüsiline, juriidiline keha seal taga, kui seal on olemas tagastamistingimus, garantiitingimused, kui see e-poed on tuntud, siis ma ei usu, et seal saab probleeme tekkida. Eesti e-kaubanduse liit on võtnud kasutusele erinevaid meetmeid ja on loonud näiteks turvalise ostukoha märgi, mille olemasolu garanteerib kliendile seda, et seda märki omav kaupleja on usaldusväärne. Millised on aga need kriteeriumid, mida peab üks turvalise ostukoha märgi taotleja täitma, et vastata sellele sertifikaadile ja selle kaudu tõsta oma usaldusväärsust ostleja silmis? Tuleb vaadata oma e-poe URL-id, et peavad olema HTTPS-id, mis juba näitab, et pood on turvaline. Pangalingid üle vaadatakse üle, et need on korralikult seadistatud, et seal ei saaks olla mingid viperus, et keegi vahele tulla selle ostu lõpetamise protsessis. Pluss siis kõiksused tüüptingimused, et praegu nüüd selle aastal tulnud juurde GDPR-S tingimused, et kõik, mida me inimeste kohta kogume, et kõik oleks aus ja läbipaistev, et inimene teaks, mis andmed temalt kogutakse. Olgugi, et e-kaubandus on endiselt arenev valdkond ja kasvuruumi on seal jätkuvalt piisavalt, praegugi näevad juba kauplejad vaeva, et pakkuda kliendile veelgi paremaid kaupu, veelgi parematel tingimustel ja nagu tavakauplejad korraldavad ka e-kaubandusettevõtted erinevaid kampaaniaid. Esmaspäeval 12. novembril tuleb suur e-esmaspäev, ta on tõesti suur, ta pole kunagi nii suur olnud. Meil on praeguses hetkeks 154 e-poodi ennast kirja pannud, kes lubavad kõik soodustusi teha. No see on hetkel suur saladus, aga jah, et siuksed kuni alates 20% soodustused on siuksed, kus me oleme ise e-poode üritanud suunata, et alates sellest võiks olla siuke hea pakkumine. Eks see sektorites on erinev, et mõnes sektoris on seal võib-olla 5-10% soodustus ka juba päris hea soodustus. Aga on ka teisi pakkumised, tasuta transpordist alates ja pluss jagatakse kingitusi kaasa. Turvalise ostukoha märki omavate kaupluste nimekirjaga saab tutvuda Eesti e-kaubanduse liidu kodulehel.